Tere kõigile, mina olen Mare Eesti Interneti Sihtasutusest ja räägin teile täna põgusalt sellest, mis on domeenid ja miks me peaksime teadma omaniku domeeni taga. Kuid esmalt väike meeldetuletus, mis asi on üldse domeen? Domeen on digitaalne aadress internetis. Ehk nii nagu iga maja vajab aadressit tänava ja numbriga, vajab seda ka veebileht. Veebilehega on tihti seotud erinevad teenused nagu koduleht, e-pood, meiliaadress ehk domeeni näol on tegemist digitaalse identiteedi nurgakiviga. Kuid kas saame usaldada domeeni vaid selle nime järgi? Täna teame me kõik, et domeenid, kus on O-d asendatud näiteks nullidega, tundub ääretult kahtlane ning sellel klikkimist tasuks vältida. Kuid kuidas on lood domeeniga, mis on tehniliselt korrektne, just nagu see domeen siin? Ehk miks on meil oluline teada omaniku domeeni taga? Vastus on tegelikult väga lihtne. Domeenide registreerimisel kehtib meil põhimõte, kes ees, see mees. See tähendab, et tekkida võib ka olukordi, kus domeeni omanik on isik, kes ei ole ettevõtte või brändiga mitte kuidagi seotud. Tugev bränd tähendab aga suurt usaldust, seda nii klientide kui koostööpartnerite seas. Otse loomulikult teavad seda ka küberpetturid ja kasutavad seda enda hüvanguks ära, kuid seda vaid olukorras, kui ettevõte jätab selle ukse lahti. Petturid kasutavad ära näiteks olukorda, kus Eestis tegutsev ettevõte on enda nähtavuse või klientideni jõudmise üles ehitanud läbi ülddomeeni, näiteks .com või .org. Kohaliku rahvusdomeeni ehk Eesti puhul .ee registreerimata jätmisel ei kaitsta aga enda digitaalset identiteeti Eesti internetis. Seega on võimalus pahalastel just seda nime ja tuntust enda hüvanguks ära kasutada. Miks see töötab? Just seetõttu, et .ee on eestlaste silmis kõige tuttavam, usaldusväärsem ja turvalisem. Seega, kui me külastame veebilehte, mille lõpus on .ee, ei teki meil kahtlust, et seal võiks tegelikult midagi pahatahtlikku olla. Küberpettused ei oleks edukad, kui me suudaksime neid läbi näha. Pettused töötavad just seetõttu, et need paistavad tõetujud. Seega on registreerimata domeeni võimalik rakendada viisidel, mis kasutavad ära just sedasama usaldust. Ehk domeeni abil on võimalik üles seada reklaamid sotsiaalmeedias, luua AI abil paari klikiga tõetruu koduleht või üles seada meiliaadress. Kliendi jaoks tähendab taoline skeem seda, et ilma võib jääda enda andmetest, makseinfost, krediitkaardi infost või lausa ka tellimusest. Seega, usalda, aga kontrolli. Praktikas tähendab see seda, et ei tasu domeeni usaldada pelgalt selle väljanägemuse või nime põhjal. Märka liiga häid pakkumisi ja ajalist survet. Tasub kontrollida kindlasti ka seda, kas veebilehe taga olev ettevõte on just see, kes ta olemas peaks. Kontrollida tasub ka .ee domeeni omanikku. .ee domeeni omanikku saab ääretult lihtsalt ja mugavalt kontrollida internet.ee avalehel oleva otsingu kaudu. Seal kuvatakse teile infoleht domeeni tehnilise info kohta ning teave domeeni registreerija ehk omaniku kohta. Kuid siiski, parem kaitse on ennetus. Domeen annab kaitse digitaalsele identiteedile, seda nii ettevõtetele, brändidele kui ka eraisikutele. Täna ei ole domeen mitte osa ainult turundusest, vaid iseenesest mõistetavast küberhügienist. Seega, domeen on iga inimese ja ettevõtte vara internetis. Ära lase seda pahalastel enda hüvanguks kasutada ning võta kontroll enda digitaalse identiteedi üle endale. Aitäh!